Tere tulemast Tallinna Tehnika Kõrgkooli õppeaine geomeetria inseneerias Moodle'i kursusele. Mina olen Oksana Labaneva, üks õppejõudest ja teiseks õppejõuks on minu hea kolleeg Jelena Fiulina. Selles videos ma lühidalt tutvustan õppimist kursusel, õppimist siin Moodle'is ja alustame sellest, et vaatame üldse eesmärgile, et mis on selle kursuse eesmärk. Siin on ka kirjas selline sakk, kursuse eesmärk. Kursuse eesmärk on planimeetria 2D ja stereomeetria 3D baasteadmiste andmine ja loomulikult teie olemasolevate juba teadmiste süstematiseerimine ja kõik on selleks, et te lahendaks julgelt ja toega oma eriala ülesandeid. Nüüd see kursus on loomulikult on teada, et see on 100% webipõhine. See toimub Moodle'i keskkonnas sellel samal kursusel, kus me praegu oleme. Kontakttunde maja ruumides või veebitunde ei toimu. Et selliseid tunde, kus me oleme teie ja meie koos samal ajal, neid ei toimu. Välja arvatud olemas 2 kokkusaamist iga tudengiga, aga väga vabas vormis seda me, väga vabas ajagraafikus pigem ütleks nii, millest ma räägin hiljem, kus me kohtume selleks, et sooritada 2 tööd 4. Ja nüüd natuke ka arvudest, et sinna saab aine tähendab üldandmed ja siin me näeme, et maht on 3 EAP-d. See tähendab õppija seisukohast 78 tundi õppimist. Kohe tahan öelda aga, et me oleme kõik erinevad. Mõni on teil suurema bagaažiga teadmistega, mõni bagaaž on väiksem, et igaüks otsustab, milline teema on väärt rohkemat tähelepanu ja milline teema on selline, kus võib lihtsalt paari klikkiga heas mõttes jõuda juba teadmiseni ja ütleme põhimõtteni, et kergemini. Ja siis, kui me veel mõtleme arvudest, see kursus kestab ju nagu semestergi 16 nädalat ja need algus- ja lõpu kuupäevad siin, aga kuupäevadest ma räägin varsti ka uuesti, tulen see teema juurde ja eriti seoses hindamisega. Nii et nüüd teeks niimoodi, et ma lähen kursuse sinna allapoole ja vaatame juba konkreetselt sisu. Ja siis, kui sisu on meil uuritud, sisu selles mõttes, et mille alusel te õpite, kus on see content, sisu, teadmine, materjalid, mille järgi te üldse hakkate õppima, sest me just rääkisime, et ei toimu ju kontakttunde. Ja siis seejärel ma tulen tagasi siia uuesti ajakava juurde, hindamise juurde ja kontaktide juurde. Et selline korralduslik pool kindlasti veel tuleb juttu alla. Nüüd minnes alla tahan öelda, et siin on üks foorum. See foorum on selline, kus me suure tõenäosusega dubleerime neid kirju, mida me läbi tahvli saadame. Tervele rühmale me saadame kindlasti kirju ka tahvlist välja. Neid ei tule palju, sest need on sellised korralduslikumad, et alustasime siis näiteks kursusega, et võib-olla lõpupoolega rohkem, et pange tähele, et kuupäevad lähenemas. Aga kursuse jooksul me suhtleme foorumites juba iga selle teema sees, sellest kohe räägingi. Ja järgmine link on aineprogramm, kui ma klikin siia, ma hakka klikkima praegu, ma jõuan tahvlisse aineprogrammi, mis on sama tegelikult, mis meil kirjas siin sisu ajakava all, aga natuke seal võib olla formaalsemal viisil. Ja nüüd sisu. Ma teen väiksemaks ekraani selles mõttes, et me kohe näeks kogu sisu. Siin on kokku 19 isegi siis ristklikut ja need ongi teemad ja isegi õigemini öelda nädalat. Me näeme, et siin nädal 1 ja 1 plokk, nädal 2 ja plokk ja 4. plokk ja nii edasi. Ja kõik need plokid on sarnase, isegi samasuguse struktuuriga. Ja teeme niimoodi, et vaatame, piilume siis plokkidesse, vaatamegi struktuuri, sest plokid ongi mõeldud teile õppimiseks, et kuidas teie õppijana nüüd saate edasi minna, õppides nende plokkide abil. Jällegi joostes ette, kui mõtleme ajakavast, teie ajast, tahan öelda, et see on meie soovitus, et nädal 1 on teema kolmnurk. Nädal 2 on teravnurga sinus. Et kui on teil aega nii, et te võite kohe 2 päevaga läbida 4 nädalat, absoluutselt teretulnud. Ja kui te ei jõua, siis hiljem, et see on soovituslik ajakava. Tegelikult ma arvan, praegu üks kohe vaade siin ka, et
see sakk, mis ütleb sisu ja ajakava, see on sama ehitusega nagu meil siin, jah, et ma klikin korraks, et veel tulen hiljem tagasi, et see on jälle soovituslik. Kui teil mahti elus rohkem kohe, palun kohe. Kui hiljem, siis hiljem, sest kursus on mõeldud, nagu ma ütlesin, omas tempos, omas ajas, omas kohas. Ja nüüd vaatamegi siis neid juba blokke. No näiteks, kui ma lähen teemasse number 3, nädalasse 3, pealkirjaga sinusteoreem, kooslusteoreem, just ütlesin, et iga nädal on sama struktuuriga, milline on siis see struktuur. Kui te avate, siis te näete alati samasugust pilti. Alati on olemas selline sinine ristkülik Havis B-ga, siin on see lihtsalt selle vahendi pealkiri või nimi tähendab. See on interaktiivne teooria. Edasi, alati lahutamata osaks on videod, me näeme, siin on aeg juures ja 3. lahutamata osaks on enesetestid, nii et teooria, videod, enesetestid. Ja kui ma lähen siin nädalas allapoole, te näete, et jälle on ristkülik ja sellepärast, et see nädal on sinuskooslusteoreem, mõlemad, need on nagu vennad, õed või vend ja õde, need teoreemid, nii et siis nad on koos, aga ka ikkagi struktuur on sama. Ka kooslusteoreemi kohta on teooria, seejärel videod, kui ma kerin nüüd allapoole, ma jõuan ka siia testini. Ja alati nädala lõpus on foorum. Foorumist räägime lõpus. Praegu me oleme veel arutamas sisu, kuidas on ehitatud sisu. Nii et, nagu ma ütlesin, uuesti korraks, kuna kõik on uus, palju infot, teooria, video, test. Aga klikime teooriasse ja videosse ja testisse ja vaatame, kuidas siis üldse need näevad välja. Klikin siia teooriasse. Ütleme niimoodi, me nimetame seda interaktiivseks teooriaks. Kui tahate suuremaks ekraani teha, loomulikult pole saladus, et siin noolest saab lahti. Võib-olla siin segab teil see siinpool olev paneel, võib kinni panna ristist, võib suuremaks teha. Aga see teooria on, miks ta on interaktiivne, siis siin on näiteks mõned vihjed, mõni joonis kõrval, mis aitab aru saada pilti. Kui läheme edasi näiteks kohe ülesanded, te võite lahendada ja vastata. Nii et see on, ütleme nagu selline teooria, millega saab rääkida. On slaide, kus on rohkem pilte, kus on vähem, kus on elulisi pilte, et see kõik sõltub teemast. Ja nüüd, kui te arvate, et siin jällegi näete toetav selline tekst, kui te näete, et see teema on omandatud, ütleme, kui te nüüd saite aru, mida tähendab sinusteoreem, kuidas seda kasutada, ütleme, valem on siin, siis järgmine samm pärast teooriat on ikkagi enesekontroll. Ja enesekontrolliks on meil testid, aga me soovitame, et enne testidesse minekut, kui ma avan, vaataks ka siin videosid. Et ma nüüd tahan jõuda tagasi nädalasse number 3. Kas ma võin noolest tagasi minna või ma klikin siia sinusteoreemile pigem 3. nädala peale. Ja ta viib, see on Moodle'i oma nalja, ta viib kord nädalasse, kord ta viib avalehele, aga vahet ei ole, mina õppijana tean, et ma praegu olen nädala 3 juures ja mul on teooria uuritud. Enne kui me lähme siia teise ossa, me soovitame teil vaadata ka videosid. Need on sellise põhimõttega, kus käsi kirjutab ja hääl räägib ja siin on, need avanevad kõik uues aknas, et ma võin julgelt akna kinni panna. Need on siis kord elulise ülesandega, kord lihtsalt valemi seletusega, nii et kes tunneb, et vajab tuge veel, et soovitame vaadata. Ja nüüd enesetest. Kui mul on siis teooria uuritud ja videot vaadatud, ma tahaks natuke testida oma teadmisest, muidu kuidas ma tean, kas on õigesti või valesti üldse valem aru saadud valemist. Klikin siia, avaneb test. Aga üks soovitus, te näete, praegu test mul avanes samas aknas ja tegelikult ma siis ei näegi teooriat. Et pigem, ma lähen tagasi siia 3. nädala peale, pigem me soovitame, et parema hiirega ja avada seda testi uues aknas siin kõrval, siis saab käia vaadata ka teooriat vahetusel. See on soovitus. Ja näiteks ma klikin ja mul jätkab, kuna mul käinud. Te näete, siin on mitu küsimust. Me näeme 6 küsimust, siia paneme vastuse. Ükshaaval käime järgmine leht, eelmine leht. Ja niimoodi saab siis
oma kiirusega testi teha. Mis on testi puhul väga oluline? No loomulikult see on enesekontrolli vahend, jah, ma tean, kas ma õnnestun pärast hindelises töös või ebaõnnestun. Ja mis on oluline, neil on lõpmata palju arvkatseid, et te võite katsetada ja katsetada ja katsetada neid teste, kuni te ei tunne ennast tugevalt. Nii, nüüd lähen tagasi näiteks 3. nädalasse ja vaatan, mis mu seis on, et kui ma oleks õppija, siis mul on teooria vaadatud, videod, enesetest, jällegi samamoodi teen koostöös teoreemiga, aga foorum, jah. Et võib-olla mul tekkis ikka küsimusi ja mul õpetajad pole, me rääkisime ei kohtu, et mis siis saab. Foorum on see koht, kus te võite esitada küsimusi, see on hea praktika, me juba teame kogemusest ja ma teengi niimoodi, et kui mul küsimus on just matemaatikast sisust ja mitte näiteks mõnest muust korraldusest, vaid matemaatikast ja sellest teemast sinus või koostööteoreem, ma klikin siia foorumisse, panen lihtsalt lisa uus teema näiteks sinus teoreem, panen kirja, siia panen ma küsimuse, kas ma lõikan vihikust välja, kas ma panen siia ekraani pildi ja postin foorumisse. Ükskõik, ütleme, kui küsimus on testist, siis pange kirja test number 3, küsimus 5 või slaid number 5 ja nii edasi. Meil on siis kergem sellest pärast aru saada. Nii, ja nüüd, kui me oleme teiega vaadanud praegu, kuidas käib siin suhtlemine ja õppimine, ehk ütlen uuesti, et õppimine käib läbi nende osade, suhtlemine matemaatikas käib läbi selle, matemaatikast just rõhutan, siis hindamine võib olla kõige tähtsam küsimus õppija seisukohast. Hindamine on siin kirjeldatud, et pigem alustan siit, kus on samasugune põhimõte, et õppetöö sisu ja kava all, te näete nii sisu kui ka hindamist. Hindamised või hindelised tööd on kokku 4, auditoorne, kodune, auditoorne, nii et 2 auditoorset algul ja lõpus ja siis kodune. Ja kuidas te teate näiteks, et te teate juba auditoorse töö või oskate? Selleks teid aitasid enesetestid eespool. Kui te neid oskate, te oskate ka auditoorset tööd. Auditoorne töö, kuidas, millal, mismoodi? Et meil on tahvlis kontseptsiooni ajad, vaadake palun minu ja Helena aegade järgi, kui kahtlete, kirjutage ja siis te saate lihtsalt tulla seal ajal, te ei pea isegi ette kirjutama ja teetegi esimest tööd. Esimene töö on paber ja pliiats, saate kasutada oma raamatuid, vihikuid, valemilehti, mida iganes, loomulikult välja arvatud neti ja siis sõbra abi. 2 järgmist tööd on siis kodus ja 3. jällegi auditoorne, aga see on Moodle'is. Nii et aga täiesti oma aeg ja oma tempo. Kui te otsustate, et tahate homme tulla 4. tööga, palun tulge. Kui tahate tulla maikuus esimese tööga, tulge. Ise peate seda arvestust, et teil on tehtud siis kõik tööd semestri lõpuks. Ja nüüd hindamisest veel, siis siin on jälle sama jutt kordav, et lõpeb kursus, me paneme esimese hinde välja. Kui selleks ajaks õnnestub, teine väljapanek on 24, aga nende aegade vahel saab teha töid Moodle'is ja koha peal. Kui ebaõnnestub, siis siin 24, siis järgmine aeg on 31, nende vahel saab jällegi teha. Ja siin on kirjas ka, et kõik 4 tööd välja, teemad juures, auditoorne, kodune, auditoorne, ja kindlasti igast tööst peab olema tehtud vähemalt 50% neid, maht igast tööst 50%. Siis on aina arvestatud. Meie kontaktid on siin, meie e-mailid, telefonid, võite mobiilile helistada. 2 korda nädalas on meil ka online konsultatsioon, võite sinna välja tulla oma küsimustega Helena juurde ja minu juurde, aga tahvlisse, nagu me kirjutasime, siin me lisame tahvlisse konsultatsiooni ajad ja me lisame selle esimese nädala jooksul. Milleks on teada neid konsultatsiooni aegu, et kas siis auditoorsete tööde kirjutamiseks või kui tahate tõesti laivis tulla kohale ja rääkida matemaatikast, küsida küsimusi. Võimalik tellida ka boonuspunkti, näiteks siin on meil boonus kirjas, see on mõte on selline, et siia te võite lisada ise oma eriala ülesandeid, mis on geomeetriaga seotud, see on maitse asi, alati leidub tudengid, kes tahavad lisada. Ja kusjuures veel enesetestidest, me rääkisime, et igal pool enesetestid, need ei ole kohustuslikud, need on nagu enesekontroll teile kindlaks, et oskate või oska enne hindelist tööd, aga iga enesetest on 0,5 punkti siis 100-le, see on ka nagu hinde tõstmiseks. Sellised siis reeglid, julgelt pöörduge küsimustega, kordame siin ainult valitud teemasid.
Need olid valitud, et toetada teid. Head õppimist!